Tere! Mina olen Piret Põldver ja räägin 2019. aasta Eesti luulest. Eelmine aasta ilmus umbes 170 luulekogu, mis on päris palju. Kõigist ma loomulikult rääkida ei jõua ja kõiki ei jõua ka mainida. Olen oma ettekande jaganud 4 kategooriasse. Kõigepealt räägin nii-öelda elavatest klassikutest, siis headest tuttavatest luuletajatest, 3. nooremast põlvkonnast ja 4. silmapaistvatest debüütidest. Aga lähengi siis oma ettekande juurde. Elavad klassikud. Eelmine aasta ilmus raamat Arvo Valtonil pealkirjaga Vaadeldes voolavat vett, mis koosneb peamiselt luulevormi seatud mõtisklustest. Hando Runnelil ilmus 2 raamatut. Aadamal oli 7 poega ja Muinasleid ehk Põhjaõnged unustuse jões. Raamat Aadamal oli 7 poega tekstid on kirjutatud konkreetsetest isikutest inspireeritult ja kõnelevad erinevatest inimestest. Elavatest klassikutest ilmus raamat ka Mats Traadil pealkirjaga Tuulelagi. Ja Indrek Hirvel ilmus 2 raamatut. Emajõgi, mis on 3 aasta luulekogumik ja raamat pealkirjaga Mu vana armastus. Lähemalt räägin nüüd Doris Kareva raamatust Suik ja sillerdus. See raamat on silmatorkav selle poolest, et see on ilmselgelt professionaali kirjutatud. Kareva kasutab suurepäraselt keelt. Ta on ülitundlik, tajub ülitäpselt sõna. Kareva luuled läbivadki väga suured sõnad või suured mõisted nagu süda, hing, elu, häbi, hirm või tõotus. Ja tundub, nagu luuletused oleksidki inspireeritud kõigepealt keelest endast ja sellele järgneb mõte või sisu. Kareva luule ongi sõna või mõisteluule. Ja selle luulekogu tekstid meenutasid mulle idamaade tarkuse sõnu näiteks ja meenutasid Konfutsiuse tekste. Ja ma tahaksin kuidagi võib-olla üldistada, et Kareva tekstides on aja jooksul asendunud kirg tarkuse sõnadega. Järgmine kategooria on head tuttavad luuletajad. Elo Viiding, Ainult armastusest. Minu meelest on selline raamatu pealkiri, mida saab kasutada ainult hea tuttav luuletaja. Piret Pristol, Lilled vabakal. Raamat tuli ka välja Veronika Kivisillal pealkirjaga Salutatio. Ja siin raamatus on minu meelest võib-olla huvitav, et ta on käsitlenud teemat, mida ei ole väga palju luules olnud, ehk siis ematunded või emaks olemine ja oma lastes kirjutamine, mis oli tegelikult täitsa värskendav lugeda. Raamat tuli välja ka P.I. Filimonovil. Läti stjuardessid teavad saladust. See luulekogu on minu meelest üsna eklektiline. Siin on väga erinevad luuletused. Aga ja siin on suurepäraseid tekste ja siis jälle selliseid, mis minu jaoks jäävad hämaraks või ma ei saa tegelikult päris kätte, mis see on või ma ei oska nendega suhestuda. Jüri Kolk, Laskmata karupeied. Raamat on ka siin ja Doris Kareva raamat ka muide. Laskmata karupeied siis. See raamat oli keeleliselt väga haarav, väga voolav ja seda oli tõesti mõnus lugeda. Ja ma ütleksin selle kohta midagi, mida ma sageli võib-olla luulekogu kohta ei ütlekski, et seda ei saa käest ära panna. Pidevalt tahaks lugeda, et mis nüüd edasi tuleb. Ja siin raamatus Kolgil on minu meelest mingi rida ajada klišeede või käibetõdedega. Kolk saadab kuradile vanad targutused ja kõnekäänud ja võitleb käibetõdede vastu. Ta justkui oleks ärritunud nende peale või kuidagi, et öeldakse, et asjad käivad nii või naa, aga tegelikkus lükkab ümber. Nii on Kolgil kana kitkuda jumalaga, senniga, vanasõnadega ja muude vanade tarkustega.
ja võib-olla sellepärast on seda luulekogu ka hästi mugav ja mõnus lugeda, et ta on seatud kokku väga hästi. Tekstid järgnevad hästi loogiliselt ja mõnusalt teineteisele, nad on kokku pandud ka temaatiliselt ja jah, selline sujuv ja mõnus luulekogu. Aga edasi. Asko Künnap, Keravälk koputab tulles. Kõneldakse, et see on hea raamat, millest räägib ka see, et raamatukogust on see pidevalt välja laenutatud. Ja niimoodi see minu kätte ei jõudnudki. Kui eriolukord tuli, muutus järjekord staatiliseks, raamatupoed olid kinni ja sinna paika ta jäi, aga jutud räägivad, et on väärt teos. Kärt Hellermaa, Päeva lõpus. Ja tuli välja ka Timo Marani luulekogu Metslooma truudus. Ja minu jaoks oli see üks väga mõnus lugemine. Sõna Metslooma truudus tähendab mingit ürgset seletamatut jõudu, mis juhib väga tugevalt ka inimesi. Sest Marani luules ei ole vastandust inimese ja looma vahel. Inimene ongi loom. Marani tekstides saab inimene osaks loodusest. Näiteks muutub lüüriline sina, muutub päikeseks või inimesed muutuvad meelespealilledeks, rebasteks või puudeks. Raamat on siin. Ja samuti on linn ja nii-öelda tavamõistes loodus on väga tugevalt omavahel põimunud. Näiteks haned lendavad üle linna, rebane satub tänavanurgale. Ja siin luulekogus mulle jäi tunne, et inimest juhivad samad jõud, mis on looduses. Sest inimene ongi osa loodusest. Need on jõud, mis annavad teada mesilasele, kuidas lennata pesava poole või rändlinnule annavad teada õiget suunda. Et jah, see oli see, mis sellest luulekogust mulle võib-olla jäi silma. Aga kolmandaks. Mart Juur, Keiti Vilms, Kontra, Oliver Lomp. Poeetiliselt korrektne. Ma ei tea, kas seda nimetada tegelikult luulekoguks, aga mulle näib, et raamat sai eelmine aasta päris palju tähelepanu ja mina vist liigistaks selle ikkagi luule alla. Kai-Mai Olbri Hoovuses oli ka päris hea luulekogu, aga sellest pole aega rääkida, sest tuleb edasi Maarja Kangro Tuul. Tuul on kangrulikult sotsiaalne luule, see on kriitiline poliitika suhtes. Esil on teemad nagu sõda, põgenikud, valimised. Näiteks mulle meeldis kujund Tited valivad. Teemaks on näiteks ka demokraatia, erinevad institutsioonid. Ja siin raamatus tegutseb tegelastena märkimisväärselt palju luuletajaid. Ilmselt ei ole uudis, kui ma ütlen, et Kangro on sarkastiline. Ja mul lugejana on küll tunne vahepeal, et tahaks selle sarkasmi alla näha rohkem. Sarkasm on nagu mask, millest läbi ei näe. Ja kohati mõnedes tekstides ongi sarkasm nii tugevalt esile, et ma isegi iga kord ei ole kindel, et ma aru saan, millest täpselt asi on, aga selle sarkasmi ma tunnen ära ja see tekitab kerget hirmu, et kui ma nüüd aru ei saa, et mine tea, äkki viitab minu seisukohtadele ka, aga mina ei saa arugi. Ja. Igatahes. Ja neljandaks veel häid tuttaid luuletajaid. Kontra. Kontra oli ka eelmisel slaidil poliitiliselt korrektne ja temal endal tuli 2 luulekogu välja, L'Egoist ja Olgu vakka. Mõlemad raamatud on raamatukogus jällegi üsna populaarsed. Ja jälle ma pean tooma ettekäändeks eriolukorra, aga L'Egoisti ma ei jõudnud süveneda, kuigi plaan oli. Telliti mult ära ja siis oli juba võimalus läinud. Aga ja, võib-olla tasub lugeda ikkagi.
Mathura, tantsisklevail lehtedel ta keerleb. Selles luulekogus on Mathura luulekogu on hiina ja eestikeelne haiku kogu. Mul kuskil siin hunnikus ka, aga praegu vist ei leia. Nii. Aga järgmine autor on see, kes mind võib-olla mingis mõttes üllatas äkki nii-öelda headest tuttavatest luuletajatest kõige rohkem. Ja see oli Marko Kompus. Esiteks, see luulekogu näeb tavatu välja Kompuse kohta. Võib-olla ta on võib-olla väga korrektne ja väga klassikaliselt ilus, mida on võib-olla keeruline öelda Kompuse teoste kohta alati. Kompuse see luulekogu jätkab absoluutselt sürrealistlikku stiili, aga ta on läinud kuidagi suurema sidususe poole. Kompus on üldiselt väga meisterlik lauseosade nagu aluse, öeldise, täiendite omavahelises täielikus vastuolude leidmises. Aga siin luulekogus loomulikult see jätkub, aga mulle tundub ikkagi, et laused on suuremad tervikud. Näiteks naised söövad sirelijuuri. Täiesti arusaadav lause. Et ajul ei ole enam nii valus, kui raamatut lugeda. Võib-olla on selle valu ära võtnud varasemate kogude kogemus, mis tõesti keeravad aju krussi, aga siinsed luuletused on minu meelest laulvamad ja poeetilisemad. Ja on mingi rütm, mida varem väga ei olnud. Toon näiteks veel ühe näite, et värskelt tilgub leevikesi. Merepööning neid tantsule kutsub. Partneriks vaalade käed. Täiesti koherentne pilt, mis tekib silme ette. Ja muidugi kiitus Marge Nelgi illustratsioonidele. Pigem kaanepildile. Okei. Aga eelmine aasta ilmus ka Lauri Sommeri luulekogu Kodu kaduvas, mida Sommeri kohta veel seda, et see on väga lõunaeestilik, kodune, maaelu kirjeldav, väga rahuliku tempoga ja ühtlane kogu. Aga edasi noorema põlvkonna juurde. Kelly Turk, originaalkoopia. Võib-olla sellest pikemalt ei ütleks midagi praegu. Aga Talvike Mändlal ilmus raamat ja midagi lindudest. Et Mändla raamatus on esil loodus ja vabaduse vangistuse küsimus. Ja läbivad kujundid sünnivadki looduse põhjal. On olemas linnud, pärnad, maasikad, raba, rada, lilled, sääsed, kõdu ja jänesekapsad. Luulele ootamatult on ta sageli kasutanud meie vormi. Mändlal on väga hea keeletaju. Huvitavad fraasid, näiteks kondine põlenud pensionär. Mändla tekst on keeleliselt kõlav ja allitereeriv. Näiteks mets mesilastest mühab või armunud kiilide aeg või päike pani oma palava põse ja kuuma kuulutajad kumalased. Mändlal on samuti väga huvitavad kujundid, näiteks viskasin südame sinu poole, tuulaga puhus kõrvale. Edasi, Andrus Kasemaa, kellel ilmus 2 raamatut. Ühe jõudsin juba raamatukokku tagasi viia, sest oli tellitud. Ja teine on praegu siin, mille ma ka endale ostsin. See on küll raamatukogu variant. Muusa on minu käes ja mees otsib naist on teine kogu. Muusa on üldjoontes armastusluule, aga siin on ka sotsiaalset luulet. Näiteks selline võib olla pühendusluuletus Linda-Mari Välile. Sotsiaalset luulet on, ma ütlesin juba, sotsiaalset luulet on ka. Pakub suurt lugemisnaudingut
ja sekka on võib-olla selliseid mõtteid, mis on täitsa värsked ja huvitavad. Näiteks küsimus, milline oleks viimane raamat, mille jääajal põletan oma raamaturiiulist. Ma jään tükiks ajaks mõtlema. Mees otsib naist. Tundub, et see oli üks enim kajastatud luuleraamat eelmisest aastast. Ja eks ole ka põhjust, sest teema on põnev. iha.ee tutvumiskuulutuste esimesed fraasid on inspireerinud luuletajat jätkama poeetilist keelt. Igatahes idee on äge. Isegi kui terve raamatu läbilugemine kippus natuke võib-olla vaevaliseks lõpupoole. Edasi. Eelmine aasta ilmus raamat ka Mikk Pärnitsal, Kõikide asjade valgus. Maarja Pärtnal ilmus raamat Vivarium, mis oli võib-olla üks mu lemmikuid eelmisest aastast. Selles raamatus on hästi palju vaba hingamist, peatumist, see on meditatiivne tekst. Kohati on see nagu fotografeerimine, hetk on kinni püütud ja siis seda vaadeldakse, mõtestatakse, kirjeldatakse, antakse lugejale edasi. Selles hetkes on rohkem, selles hetkes, mis on kinni püütud, võib leida suuremaid tähendusi. See luulekogu on märkimisväärselt ühtlane, keeleliselt, sisuliselt, vormiliselt. Ja minu kogemus on see, et iga kord, kui ma olen seda nüüd üle lugenud või vaadanud, leian siit midagi uut või midagi veel sügavamat, midagi veel tugevamat omavahel põimitud. See muutub kuidagi lähedasemaks iga kord. Ja mulle seostub selle luulekoguga sõna vaikus. Siin on palju looduskujundeid ja vormist võib-olla veel see, et sõnastus on siin väga täpne. Sõnad on väga hoolikalt valitud ja ei ole midagi üleliigset. Nii, aga edasi. Kristel Rebane, Uno Barocco ja Litab minge tee kah. 2 sellist raamatut. Minu meelest on Kristel Rebane üks luuletaja, keda on kummaliselt vähe kajastatud, võiks rohkem temast rääkida. Kristel Rebase luulet iseloomustab mingisugune agressiivsus või võitlus ja alati ei ole päris täpselt aru saada, mille vastu see on suunatud. See on siuke natukene passiivne, tugev agressiivsus. See võitleb näiteks konventsioonidega, igasuguse tavapärasega, aga võitleb ka reeglitega, kirjanduskaanonite vastu. Ja minu meelest raamatute kujundus, mille vist enamasti on teinud Janar Sarapuu, et raamatute kujundus ka kuidagi sees on selline, mis manifesteerib mingite väljaspool kaanoneid olemist. Ja tänu sellele Kristel Rebase raamatud justkui käivad noatera peal. See raamat ei manifesteeri nii tugevalt seda kirjanduskaanonite vastu olemist. Aga see raamat ilma pealkirjaga juba on selline. Rebase tekst on väga sujuv, kerge, voolav ja keeleliselt sageli sidus, aga selles sama sidususe kaudu toob ta esile ehmatava sisulise pöörde sageli, mis võib siis raputada ühele või teisele poole. Ja kohati on Rebase uudsus paeluv ja vaimustav ja teinekord jälle lihtsalt eklektiline ja pidetu. Minule endale meeldis see raamat rohkem, see on minu meelest sidusam ja terviklikum ja üllatavam. See värviline raamat on kuidagi eklektilisem ja vähem narratiivsem. Seda on keerulisem kuidagi jälgida mingis mõttes. Aga edasi. Järgmine. Mari-Liis Müürsepp, Blondiine armastav mees. See on hästi mugav seda käes hoida muide. Väga mõnus. Ja mulle meeldib seda kujundus väga. Aga see raamat on selline kohati naiivne, väga otseütlev ja
minu meelest kohati isegi liiga lihtne luulekogu, aga samas on siin hästi paeluvad kujundid ja väga teravmeelsed mõtted. Müürsepa tugevus on lennukad võrdpildid, leidlikud mõtted, selline sujuv ja ladus, mõnus keel, voolav tekst. Ja näiteks sihuke terav mõte või ägedad ja ootamatud ja lahedad mõtted on näiteks inimese välimus sõltub ju kõvasti sellest, kas tema sees on parajasti liblikad või maksakaan. Edasi. Mihkel Kaevats võpatus. Selle kohta ma vist ei oska praegu pikemalt rääkida, aga on saanud teatavat tagasisidet. Berit Kašan, Hommikune vahetus on selline ülipositiivne raamat. See on kirjutatud kuidagi väga elujaatavalt. Raamat näeb juba välja väga tore ja armas. Palju on arvustustes toodud välja ka kohe selle, et see on sellist sinist värvi, tekst on samuti sinine. Ja tema teksti tugevus on need ideed või mõtted või mõttevälgatused, mis on tekkinud. Lennukad mõtted, mis on saanud siis luulekeelseteks lugudeks. Näiteks siin on jutt okasroosikesest, kes ärkas 100 aastat liiga vara ja printsi tulles oli juba vana ja kortsus. Või lugu puude internetist, mis on inspireeritud mõttest, et kõik puud vahetavad üksteisega pidevalt infot. Või lugu eelajaloolistest loomadest, nautiloididest, kellel on raske elu, sest nende silmad ja suu asusid eri keha pooltel. Või Puuma, kes elab Tartu botaanikaias. Karoliina Pihelgas, Valguskivi sees, on proosa luulekogumik. Ka minu meelest päris mõnusa kujundusega raamat. See raamat tegeleb minevikupiltidega. Need pildid suubuvad kohati unenäkku, kohati nad suubuvad kujutlusse, sümbolisse ja üldistusse. Ja isiklikud mälestused muutuvad üldiseks. Nende mälestuste kaudu, mis siin kirjas on, kui need on mälestused, jõuab lugeja iseendani. Konkreetne seik muutub üldiseks. Pihelgas kirjeldab välise maailma detaile, mis on justkui mälu tugipunktid. Need detailid ise, nagu näiteks pehkinud aed ja mõranenud asfalt ja mosaiikidest põrand. Detailid on kadunud, aga alles on mälestus ja tunne. Alles on kehamälu ja kogemus. Ja alles on ka see, kuidas minevik mõjutas mina tunnet ja kujundas mind ennast. Ja kui ma loen seda raamatut, siis ma tunnen ära enda mosaiikpõranda ja enda asfaldipraod, mida ma lapsena nägin. Või pehkinud aeg, ma tean täpselt, millest Karoliina Pihelgas kirjutab siin, aga need muutuvad minu omaks. Need detailid saavad kuidagi omaseks. Ja muide, see raamat võitis ka Kultuurkapitali kirjandusauhinna. Järgmine raamat. Maarja-Liis Mölder. Miks teisi ei lööda? See raamat on välimuselt ja sisult üks ilus raamat. See on elujaatav raamat, helge, värske, väga soe ja julgustav. Pärast selle lugemist tundub elu natuke parem. Siin raamatus on ka teravmeelseid tähelepanekuid ja see on ka irooniline. Kuid iroonia ei hammusta, vaid tõstab üles ja jätab pärast lugemist hea tunde sisse. Berit Petolai, Meomaa ümisevad tuuled. Petolai on toonud jälle uue koha Eesti luulekaardile, mis on Meomaa. Ta kirjutab asjadest, mis on maal, näiteks nahkhiired, taevas olevad tähtkujud, põld, küdevad ahjud, põdrakanep, õuele pesu kuivama viimine. Aga Petolai muudab need pisikesed argised asjad poeetiliseks, annab neile mõtliku lisatähenduse, aga mitte tähendust peale surudes, vaid kirjeldades.
Ta toob lugejani maalõhnad ja maahääled ja maapildid ja lugeja paneb peas kokku iseenda neomaa. Nii, hüppab siia Chris More'i hüpe. See on üsna pisike ja napp luulekogu, mida täiendavad Chris More'i enda fotod. Chris More ise ongi fotograaf ja ta on ka proosakirjanik. Ja ma arvan, et ilmselt sellepärast või olen ma lihtsalt mõjutatud sellest teadmisest, et mulle tekib niisugune tunne, et tugevamad tekstid on need, mis jutustavad ja kirjeldavad mingit hetke, seika või mingit maailma. Need toovad pildi elusana kohale ja joonistavad loo. Aga järgmine raamat, suurem formaat, Öivind Rangöi, Sisikond. See on saanud päris palju tagasisidet, sellepärast, et see võitis Betty Alveri debüüdipreemia. Ja minu meelest see oli seda preemiat kindlasti väärt. See on võib-olla üks kõige tundlikum ja tihedam luulekogu üldse eelmisest aastast. Rangöi keel on napp, tal ei ole üleliigseid sõnu, ta joonistab väga kõnekad kujundid 1, 2, 3 sõnaga. Et mõne napi reaga maalib terve pildi. Ja Rangöi ilmselt enamik teavad, on kakskeelne, ta on pärit Norrast ja võib-olla sellest samast kakskeelsusest tulevad ka tema luuleteemad, kujundid ja võimalik ka, et mingi maailma nägemise viis, mis annab raamatule oma iseloomu. Aga palju lubavatest debüütidest mulle jäi silma ka Jaan Toomiku ja Vahur Laiapea Kodutud seosed. Selle raamatu ma viisin ka juba raamatukokku ära, näidata ei saa. Aga Laiapea tekstid, siin on siis Laiapea tekstid ja Toomiku reprod. Ja Laiapea tekstid on väga terviklikud, seotud ja selle vorm ja sõnastus on väga tugevalt viimistletud. Mingeid lahtisi otsi pole, pooleli jäämisi pole ja ma ei teagi, kas see on raamatu tugevus või nõrkus. Luules võib-olla tahaks rohkem sellist lahti jätmisi või avatud ridu. Igal juhul kõik on väga terviklik, kooskõlaline ja selge. Tekste on sellepärast muidugi väga mugav lugeda. Toomiku reprod lisavad raamatule oma tooni, rõhutavad seda üldist mingit meeleolu ja sobivad väga hästi tekstidega ja selles mõttes, et nad on omajagu sünged ja sellised sürrealistlikud ja ma ise ei mõtle, et kas huvitav oleks teada, kummale ettepaneku tegi, et teeme koos raamatu, sest et need teosed kuidagi väga hästi lähevad sinna tekstide kokku. Palju lubavatest debüütidest jäi silma ka Kristiine Kikase luulekogu sees, mis on väga selline nappide ridadega hästi õhuliselt öeldud fraasid või tekstid. Aga väga huvitaks näha, mida ta järgmisena avaldab. Silma jäi ka Hando Põldmäe Kohatu kergus ja pärlendav miski. Selle tekstid on samuti kuidagi hästi viimistletud. Kui ma ei eksi, siis see oli ka autori debüütteos, või tähendab oligi debüüt, mul on siin kirjas niimoodi, et debüüdi kohta oli see väga tugev ja jah, et mulle meeldis see raamat tegelikult. Täitsa hea lugemine oli. Aga ma olen jätnud viimaseks raamatu, mis mulle tegelikult eelmisest aastast kõige rohkem meeldis ja ma olen täiesti üllatunud, et see on debüütide seas. See raamat on Anna-Kristiina Pae Lindudeta kevad. Ja tõesti, siin oli tekste, mis täiesti üllatasid mind. Pae raamat on väga laulev, kõlava rütmiga. Tema tekstidel on justkui heliline vorm. Hästi palju on riimi, aga see riim on väga loomulik. Tekst on kohati väga kujunditihe, sellepärast ilmselt ka natuke unenäoline. Pae tekstides domineerib keel. Mitte kujundid, mitte sisu, vaid keel. Keel on kõige olulisem siin ja seejärel tuleb kõik muu. Nad on sageli kooskõlas, nii kujundid, keel ja kujundid.
kuid vahel häirib, et kõlale on eelistatud sisu. See tähendab, et kõigepealt on proovitud panna tekst kõlama ja siis sellele järgneb sisu, mis siis jätab mingid väikseid augukesi sisse. Aga see kõik on pisiasi, see ei ole võib-olla oluline isegi. Kindlasti sobiksid poetekstid viisistatult. Väga põnev oleks neid viisistatuna kuulda. Kohati on raamatus ka sürrealistlikke toone. Näiteks üks mu lemmikridu oli 8 jalg peksab kõrvalkorteris alliteratsiooni vastu seina. Või siis teine. Kilpkon, kus su tiivad? Kas su ema ei õpetanud sulle, et võõraste sulgedega ei maksa end ehtida? Kilpkon, sa pole kuusepuu. See luulekogu oli väga inspireeriv, siin oli palju eri teemasid, väga hea nii vormilt kui sisult ja võib-olla veel ütlen seda, et luulekogu viimane luuletus mõjus mulle eriti tugevalt. Ja see raputas korralikult läbi, et kui keegi soovib sirvida, siis ma soovitan alustada sellest viimasest tekstist. Või ma ei tea, võib-olla viimane tekst mõjus nii tugevalt just sellepärast, et ma lugesin enne terve raamatu läbi. Igatahes see raamat kuidagi raputas ja see on väga tore. Aga põhimõtteliselt mu ettekanne on enam-vähem läbi. Lihtsalt mainin veel ära mõned raamatud, mis jäid silma, millest ma ei jõua rääkida. Ja need on siis Vesikas ja Fofkin, Sõnatants. Kädi Kallau, Lootus sureb esimesena. Margo Vaino Pusle 2 oli samuti mõnus sujuv lugemine. Jaanus Saar, Ühe seieriga kell. Jaanus Saare ilmus ka teine raamat, aga võib-olla siis see oli kuidagi torkas tugevamalt silma. Ta hakkab oma teemasid kordama, et peame pikalt rääkima, et Jaanus Saar on üli mõnusa keelega, ja teemad on ka ägedad, aga hakkab kuidagi korduma ja see hakkab omakorda tühistama seda teksti. Marge Pärnits, Sinine värv on otsas ja samuti silma. Ja Andres Aule Valge hajub ridade vahel oli ka kindlasti päris tugev luulekogu. Ja veel. Jane Tiidelepp, Nele Tiidelepp, palun öelge, ma pole veel suur. Adam Kallen Väikses linnas, mis on siis raamat Haapsalust. Maali Kahuks ja Kauksi Ülle, Paralleeluniversum ja Kaie Ilves Klaasipuhuja. See juhuslikult on mul siin kõrval hunnikus olemas just mõnusa formaadiga. Aga see ongi vist kõik eelmise aasta luulest. Raamatuid, millest rääkida on veel, nagu ma ütlesin, neid on 170. Aga jah, aitäh!